Tere, mina olen Peeter ja te vaatate videoblogi Näeme õues. Kohe-kohe on tulemas üks suur võistlus Eestis, nimelt Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuvad Euroopa meistrivõistlused iluuisutamises. Juba 12–16 jaanuar. Nii et kellel võimalus, minge kindlasti vaatama. Arvatavasti nii mõnigi tipptegija seal jõuab ka olümpiamängudel Pekingis kõrgele kohale. Aga sellega seoses mõtlesin, et lähen proovin ka ise uisutamist. Tallinna linnavalitsuse lehel on olemas informatsioon kõikide Tallinnas olevate uisuväljakute kohta. Ma panen selle veebilehe lingi oma video kirjeldusse, nii et kontrollidega. Ja seal on siis ka informatsioon, et kui palju see lajutus maksab ja mis tingimused või mis kellaaegadel lahti on. Aga praegu konkreetselt lähen ma Mustamäe uisuväljakule ja see asub aadressil Vilde tee 69. Ja lähen proovime ära, kuidas siin uisutada on. Kui uisutama minna külma ilmaga, siis soovitan kaasa võtta ühed villased sokid. Alati on võimalik uisupaar number või 2 suurem võtta, et villane sokk sisse mahuks. Peaasi, et jalad ei külmetaks. Nii et minul on tänase külma ilma vastu ravim olemas. Laenutasin uisud tunniks ajaks ja uisuplats kokku läks 12 eurot. Osa kallis või mitte, igaühe oma otsustada. Ja uisud said sellised ilusad oranžid. Uisuplatsil on võimalik laenutada ka abiraami ja hüljest. Need, kes ennast väga tugevalt ei tunne, saab sellest neid kasutada oma uisuoskuse parandamiseks. Uisuplatsi keskel on kuusk, muusika mängib, jää ise on täitsa okei. Loomulikult ei ole jää kvaliteet võrreldav sisehalli omaga, aga värskes õhus natuke lõbutseda on see täitsa okei. Siin on ka käib rajatraktor peal, mis puhastab jääd. Õues uisutamise negatiivne pool võib teinekord olla see, et kui on palju lund sadanud, siis ei pruugi uisuväli nii puhas olla, võib päris lumine olla. No nii, sõnum teile, kes te vaatate, minge uisutama ja kelle võimalus, minge ka Euroopa tippusid vaatama Tondiraba jäähalli. Kui uisutamine on tehtud, siis saab siin samas maitsta minipannkoke kookerpoest või kookerpuikast. Täitsa huvitavad väiksed pannkoogid. Mis nende ametlik nimetus on? Ongi pannkooke? Ja ametlik nimetus on Poffertjes. Poffertjes? Ja siuksed mõnusad puhvid, sellepärast et me teeme pärmitaignast. Ei ole tavalised pannkoogid. No nii, pannkoogid on valmis. Olen nüüd Mustamäe uisupargist ära tulnud. Mõnusad kookeri pannkoogid ootavad mind ees. Aga kindlasti soovitan minge talvel uisutama, kui vähegi võimalik on. Ja ega mul rohkem midagi öelda ei olegi, kui et näeme õues.